Tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, need, kes näevad, muidugi oleme täna ka videos, sest suvisel ajal neid lõunatunde järjepanu nagu tehtud ei ole ja seega on ilus, viisakas, kena, tore ja aus ilmutada sündmusi ka pildis, mis on... No mõneti on seda testitud ja tulemused on olnud päris head. Täna on stuudios, nagu me näeme ja hetke pärast ka kuuleme, Tiit Madisson ja Jaak Mosin. Üks siis mees, kes on mõlema riigikorra ajal kinni istunud ja teine siis mees, kellega taheti vist sama teha, aga tema on tuntud rohkem kui endine jäägri pealik. Tere tulemast, härrased, ja kui nüüd pihta hakata, siis tõepoolest sellest, mis meil õieti tundub. Ma olen teist mõlemast noorem, aga me võime raudselt tõdeda vist kõik ühiselt, et kuidagi hullumeelne ja arulage tundub küll see, mida meile öeldakse meedias, see, kuidas käitutakse, see, mida väidetakse olemas olevat, kas ta tegelikult on, seda ei teagi. No, ma ise ka ei saa aru, kuhu siit jõuda võib, aga härrased, kumb teist alustab? No mina alustaksin oma muljetest, et ma olen nüüd ka jälginud ETV saateid, noh, kuna mulle öeldi, et ära ennast vihasta, noh, tervise pärast muidugi, et ära ärrita ega vihasta. Tütarlapsa keelas ära üldse uudiste kuulamise ja mis on minu nüüd tähelepanek sellest värgist kõik siin. Et mulle tundub, et nagu ma ei oleks üldse siin Eestis elanud üldse. Et ma mäletan oma arvust küll neid aegu, millest siin räägitakse, aga nüüd on niisugune arusaamine, et kuna mina ei osalenud Eesti vabaks laulmises, siis ma ei ole midagi teinudki, aga nüüd on meil tekkinud juurde terve rida vabadusvõitlejaid, kes kõik andsid oma kõva panuse Eesti riigi tekkimisele. Ja kuuledki siis, et mida kõik on teinud need meie ajakirjanikud. Aeg-ajalt ikka kuulad neid ja siis mõtled, et millega siis mina oma aega sel ajal, kui nemad võitlesid ja Eestit vabaks laulsid, millega siis mina tegelesin. No ja olengi siis jõudnud sinnamaani, et mida rohkem aastaid läheb mööda sellest niinimetatud taasiseseisvumisest, seda rohkem on tekkinud neid inimesi, kes on võidelnud nii-öelda selle Eesti vabaks. Et kõik, kes on näiteks teletöötajad, kes on kõik olnud, siis kuulad nende jutte, jääbki mulje, et kõik on hirmsasti võidelnud ja represseeritud olnud isegi. Tiit, sa oled väga... Ma olen su tütrega nõus põhimõtteliselt. No jah. Niisugusi saateid ei peaks vaatama, aga tõepoolest see on üks suur probleem. Ja hiljuti ma vestlesin, no 2-3 noort inimest olid, tõsi,
tükk maad nooremad kui meie, üle 2 korra nooremad ja sai mainitud ka sinu nime ja ainukene, millega nad oskasid seostada nime Tiit Madisson, oli alternatiivne vandenõuteoreetik. See on sinu elutöö siis. Samas muidugi peab siin kuulajatele, vaatajatele ka ütlema, et tegelikult Nõmme Raadio Meediapangas on piisavalt palju salvestusi sellest kaugest ajast, mida justkui ei olnud, kus Tiit Madisson ise kirjeldab. Seal on sinu Rootsi raadio esinemised vist ja ega peast ei ütlegi nii äkki ära, mida kõike. Aga läheme nüüd üle korra Jaagu peale. Jaak, kas Tiit Madisson on juba piisavalt seniilne, et ajas jama või jagad seda vaateid? No mis ma pean ütlema? Ma ütleks natukene radikaalsemalt. Tänapäeval me oleme asunud intensiivselt ümber hindama ja ümber kujundama nõndanimetatud okupatsiooni ajalugu. Väidetavalt kõik ühesõnaga räägivad seda, et me olime 50 aastat raske okupatsiooni all, Vene okupatsiooni all, kui raske oli, kui ta ei olnud isikuvabadusi, kodanikuvabadusi, kui ta KGB meid piinas kõik siia sinna. Aga nüüd, kui hakata viimasel ajal kuulama raadiosaateid, hakata vaatama, kui esinevad endised ühesõnaga televisiooni need saatejuhid, siis tuleb asi ju täielikult ümber hinnata. Mina ei tea, kas üldse siin tervet mõistust siin riigis enam on või ei ole. Oligi täpselt nii, kõik oli KGB kanna all, eriti kui sa tahtsid minna tööle ajakirjandusse, televisiooni, raadiosse, siis ilma KGB filtrita ei pääsenud sa kuhugi. Ideoloogia eesliin. Teine asi, kui sa ütlesid kas või ühe vale sõna, siis sa kuulasid Kalemaal ühesõnaga 5 aastat. Nii. Ja nüüd tuleb välja, et kõike sai vabalt rääkida, igasuguseid mõtteid sai vabalt väljendada. Oota, meil oli siis väga tore aeg. Sa enne, kui sa hakkasid seda saadet, mainisid seda, et Tiit Madisson on 2 riigikorra aeg istunud. Mina olen ka 2 riigikorra aeg istunud. Peale Tiit Madissoni, kes mõisteti süüdi sõjaväelise riigipöörde ettevalmistamise eest, ja minu, kes mõisteti süüdi käsu mitte täitmise ja riigi maine kahjutamise eest, ei olegi kedagi süüdi mõistetud. Tooge veel ühesõnaga 3. mees siia. Nii, ei ole. Ja nüüd, kui meie, vanad mehed, see aasta saime mõlemad, Tiit sai 70, mina sain 80, niimoodi, kes me oleme selle nõndanimetatud okupatsiooni elge aja läbi elanud. Need palju aastaid Gulagis. Nii. Kui meie nüüd tuleme siia stuudiosse ja hakkame rääkima oma mälestusi või ütleme, hakkame hindama seda aega, siis mul on niisugune tunne, et nagu me oleks riigivastased. Nagu me oleks kibestunud mingisugused mandunud vanamehed, kes siia tulevad, kes millegiga rahul ei ole. Noh, teate, mis või? Mul ei ole selle peale muud midagi ütelda. Ajakirjandust meil ei ole, nii televisioonist ma üldse ei räägigi, nii sellest on teised rääkinud. Ma küsin, et milline siis on meie praegu tänapäevase avalik õiguslik meedia. Seda pole lihtsalt olemas. Kes maksab, tellib muusika, nii kui mul on palju pappi, asutan jaama ja kõik räägivad seda, mida ma tahan. Niimoodi käib. Vaatame Kanal 2, vaatame Kanal 3. ERR-ist ei maksa üldse rääkida. Seal ei ole ühtegi täismõistusega inimest. Paha on küll öelda, aga ma ütlen, et pole ühtegi täismõistusega inimest. S valkami žeit pa voltše võit, öeldi vanasti. Ah soo, no, see on süsteem. Ühe sõnaga tead niimoodi, et rahast võib kõike teha. Nii, peaasi, kui tead, pea on mollis, kärss on sees, hea on süüa, nii, kõik oleme eluga rahul
ja ajame seda möla, mida me kästaks ajada. Ja Jaak, aga see on ju, võiks öelda jätkusuutlik võrreldes või pannes kokku sellega, mis oli esimese vabariigi ajal. Mäletad laulu? Raha paneb rattad käima. Seda lauldi esimese vabariigi ajal. Noh ja me ju austame esimese vabariigi saavutusi või mis? Tiit, nii palju kui ma aru saan, Jaak ütles hetk tagasi pikemalt ja kujundlikumalt, et tõde ei peagi olema ilus. Eks ta nii on välja kukkunud ka, et mida rohkem sa valetad, seda kõvem mees sa oled tegelikult siin. Eesti poliitikas vähemalt on see nii. Ja ega tõde ei meeldi ka paljudele. Kas on mõni pühakiri, kus öeldakse, et sulle peab meeldima tõde? Ei ole. No ja selle läbi on kannatanud ka meie moraal, mida ei ole olemaski üldse. Et mida rohkem sa valetad, seda kõvem mees sa oled, tuleb välja. Ja mis sa siis tahad saada sellest niinimetatud vabariigist, kui seal raadios juba Eesti Ringhäälingus õnnitletakse meie viimast KGB esimeest kui ühiskonna tegelast 70. sünnipäeva puhul. No aga ta kasvas ju ümber või nii nagu härrased, ma ei mõnita, aga see asi mõjub umbes niimoodi. Kuigi ta võib olla ka tõsi, sest juba nõukogude ajal pandi inimesed nagu Tiit Madisson ümber kasvama ja siiamaani. No ja sellepärast Tiit Madisson ei meeldigi paljudele, et vaata, mõuke see on, tead. Et seepärast mina olen ikka oma joru ajanud seda ikka tõtt püüdnud rääkida. Ja seepärast oledki siin äärmuslane ja mis nüüd kõik. Jaak, kaugemalt vaadates Tiit ütles hetkel justkui, et vana koer ei õpi uusi trikke. Ei, ta ütles veel midagi paremat. Ta mainis moraali. Ma olen palju aastaid rääkinud ühte väga lihtsat asja. Minu arust ei ole meil majanduskriisi, ei ole meil ühesõnaga koroonakriisi, meil ei ole ühesõnaga mõnda muud kriisi, aga meil on raske eetika ja moraali kriis. Tähendab, sa tahad öelda, et meil varastatakse ja valetatakse palju? Jah, moraali ja eetika kriis. Ja moraali ja eetika kriisist tulevad kõik meie hädad. Hädad tulevadki sellest. Seega meil puudub midagi primitiivselt võttes. Meil puudub moraali ja eetika näol see Jumal, kelle ees salaja ei saa sa teha mitte kui midagi. Ja sellepärast põhimõtteliselt oled sa sunnitud olema aus ja kui ma arvan, et 3-4 põlvkonda on harjunud olema ausad, võiks toimuda ka väga suur muutus. Võiks küll. Aga millele me saame siis ühe sõnaga ühiskonna rajada? Ühiskonna me ei saa rajada rahale, me ei saa rajada tähtidele, me ei saa rajada valedele. Me saame ühiskonna rajada ainult moraalile ja eetikale. Praegu, kas moraal ja eetika on meie ühiskonna alus? Paar päeva tagasi ma kuulen uskumatuid asju. Eesti Vabariigi valitsuse minister ütleb selges eesti keeles Postimehele, et Riigikontroll on võtnud oma endised seisukohad ühesõnaga pededele raha maksmise küsimuses tagasi. Riigikontroll. Nüüd Postimees selle rahulikult toob ära kõik siia sinna. Terve Eesti loeb, mõtleb Postimees, näed, minister rääkis kõik nii. Ja nüüd ütleb äkki Riigikontroll, et tema oma seisukohti muutnud ei ole. Ja teate, mis tagajärg on? Tagajärg on vaikus.
Postimees on vait, minister on vait, vabariigi valitsus on vait. Igas normaalses riigis oleks valitsus tagasi astunud. Räige vale. Jaak, Nii, räige. kui rahvas on ka vait, siis seda see rahvas ju tahabki. See on ju vaatemäng, mitte midagi tõsisemat. Muidugi siin ma tuleksin välja ühe niisuguse kummalise, no võib-olla harjumatu mõttekäiguga. Ma usun, härrased, et teie mõlema tutvusringkonnas on ka niisugusi inimesi, kelle seksuaalkombed oluliselt erinevad teie omadest. On küll, jah. Nii, aga kui me võtame näiteks ühe inimese, kes on võib-olla hea õpetaja, ta õpetab, ükskõik mida ta õpetab. Ta on hea kaitseliitlane, aga ta on sättumuselt teissugune, mida ta ei lase kuskil välja paista, välja arvatud omasuguste hulgas. Ja kui nüüd keegi omasugustest kadedusest koputab ja kujutame ette olukorda, et tal keelatakse ära töötada õpetajana, tal keelatakse ära, ta visatakse Kaitseliidust välja. Mis jääb meile siis alles? Kui enne oli meil õpetaja ja kaitseliitlane, siis täna jääks meil alles tühipaljas pede. Aga just selle õiguse eest minu meelest olla tühipaljas pede ja uhke selle üle. Praegu paljud nii-öelda võitlevad ja raha küsivad. Või ajan ma juba jama? Ei, veel ei aja. Mõne aasta pärast. Saab nii vanaks kui mina, siis hakkad. Mina ei saa ühest asjast aru. Miks tehaks probleem sellest, milles probleem ei ole? Võt just. Jah, miks tehaks pededes probleem, kui tegelikult ei ole probleemi? Olge teie peded, tehke oma asja, kas me keelame? Ei, te ei taha olla peded, te tahate olla tänavapal peded. Te tahate ühesõnaga marssida avalikus ruumis palja persega, nii teha oma trikke ja küsida selle eest maksumaksja raha. No tulge mõistusele. Mina ei keela teil peded olla. Mina ei keela teil, kui te olete hälvikud, olge hälvikud, sellepärast ma teid ei mõista süüdi, te olete niimoodi sündinud. No, ja milleks nüüd inimene on süüdi sellest, et ta nii sündis. Ta ei ole süüdi. Ja kui me ta ära keelame, kas siis jääb alles tema suurunde tühi koht või? Ei jää. Aga nad on teinud organisatsiooni. Nad tahavad meile oma pede ideaali ja seda multikultit ja ma ei tea veel mida peale suruda. Et meie peame hakkama mõtlema nii, nagu nemad mõtlevad. Meie peame hakkama väärtusi hindama niimoodi, nagu nemad neid hindavad. Nüüd läks asi natuke kurjaks. Nüüd läks väga ilusaks, nüüd vaatame korra Tiidu poole Tiit. Me oleme keerutanud sinna, kust on paras aeg alustada. Mingisuguse vähemuse rõhuval enamusel väljendatakse läbi meedia võimendatult Eesti rahva tahet. Aplaus, härrased. On nii. Mingisugune grupikene, ükskõik mida ta tahab. Kas võõrtööjõudu siia ja põhjendab ära, et muidu ei saa isegi jäätist müüa, kui seda ei müü ukrainlane, poolakas, neeger või tšutši, udmurd, ükskõik kes. Kas see on enam-vähem see, mida sa üldse oskasid omal ajal ette kujutada, et sulle kaela tuleb? Jah. Ilusti öeldud muide. Ega ei oska. Palju asju, mis omal ajal tundusid nii uskumatud, on nüüd tõeks läinud. Oleks ma teadnud 20 aastat tagasi, et hakatakse siin propageerima pedendust või mida iganes. Ühesõnaga mingisuguseid sinu moraaliga sobimatuid voolusid. Jätame peded ka rahule, las nad olla. Ja et
püütakse siis kujutada, et kui sa oled normaalne inimene, et siis sa oled mingi hälvik. Et noh, et kui selline vaatenurk oleks olnud teada juba 20 või 30 aastat tagasi, siis ma väga põhjalikult oleks mõelnud, et kas siin tasub sellest Eesti Vabariigist midagi sinna üldse oodata. Või on kasulik minna KGB-sse vabandada ja paluda kergemat karistust. Ja siis mõtlesingi, et mida rutem see kuradi Soodom ja Gomorra ümber kukub, seda parem. Et parem kui hirmus lõpp, kui lõputu. Noh, siukene õudus, jah. Õudus, jah. Ja. Mina ütlen ausalt, et mina ainult plaksutaks. Et kui ma teaks, et see plaksutamine midagi mõjutab. Et see värk on ikka nii käest ära läinud, et lihtsalt mõistusega enam võtta seda ei saagi. No jah, siin ei ole vaja mõistust, siin on vaja sisse trillitud reflekse, kuidas ühe või teise asja peale reageerida. No ütleme, kui ma tõstan käe, koer teab, et see on istu distantsilt. Aga ehtne kodanik teab, et see meenutab teatavaid pruunide särkidega tegelasi ja juba on kole. Jaak, sulle küsimus, tähendab õigemini mitte küsimus, aga põhimõtteliselt lombakas inimene ei ärrita meid. Vaimselt lombakas ärritab. Miks? Ilmselt sellepärast, et lombakas teab, et ta on lombakas ja meie ei ole lombakad ja meie oleme nii, nagu peakski olema. Aga vaimselt lombakas on veendunud, et kõik peale tema on idioodid. Ma ei tea, mille üle te imestate. Ei, ma ei imesta. Ei, oot. Vaadake, asi on väga lihtne. Ma olen 80 aastat vana ja ma ei ole ühtegi päeva elanud Eesti Vabariigis, mis oleks ajanud oma ideoloogiat. Kuulake nüüd ära. 50 aastat kuulusime, võtame aastast 44, kui meid uuesti teist korda okupeeriti. 50 aastat me kuulusime Nõukogude Liitu. Kas meil oli oma ideoloogia? Ma küsin. Kas oli Eesti Vabariigil, Eesti rahval oma ideoloogia? Kõige võikam mõttekäik, et siis 44-ndast 54, võib-olla koguni 64-ndani põranda all see ju oli. Põranda all see oli, aga ametlikult seda ei olnud. Niimoodi. No kodanikud natsionalistid. Ega kogu rahvas ei saa ikka põranda alle minna. Aga nüüd tänapäeval meil ei ole oma ideoloogiat. 2004. aastal me astume uude liitu. Me ei ole 50 aastat õppinud mitte midagi. Ma ei tea, kas me oleks pidanud 150 aastat olema. No siis oleks seegi meelest ära läinud. Me olime ühesõnaga Balti paruni pitsa all, kõik see sinna, nii me olime päris orjad. Nüüd neegrid tõestavad veel tänapäeval seda ka, et me orjad ei olnud, me olime orjapidajad. Nii, nüüd 50 aastat. Nagu saime ise seisvaks, nii oli kohe kiiresti vaja leida uus isand. Uus isand leiti. Ma mäletan hästi seda kõnet, mis ma pidasin 2004. aastal Paides. Nõmme raadio lasi seda 4-5 korda. See oli hea kõne. Nii. See on kuskil alles kindla peal. See on kindlasti alles. Aga tead mis see? Tagajärjed olid kehvad. Eesti rahvas hääletas ilusti tead rahumeelselt Euroopa majandusühenduse poolt. Aga võib-olla ta ei olnud halb. Ta oli Euroopa majandusühendus. Ta ei olnud Euroopa Liit. Nii. Meie ei ole kunagi Euroopa Liitu astunud.
2 segast kirjutasid Lissaboni lepingutele alla ja sellest aitas, eks ju. no Nii. aga rahva tahe ju. Rahva tahtel kirjutasidki alla. Vaata rahva tahtel nad 50 aastat tegid enne ka. Milleks siis Karo Tamm oli või? Suurepärane inimene, kui ma tänapäeval loen, oli Ivan Käbin. Tema oli üks paremaid eestlasi. Ta ainult Eesti, vaba Eesti eest võitleski kogu aeg. mitmes laine meil praegu sellises, tinglikult ideoloogilises mõttes on. Mul nimelt meenub see, et kui Eesti parasjagu oli end ütleme vabaks laulnud kui eestlased või muul viisil, siis hakati ju matkima väga paljudes valdkondades palju kirutud vene kombeid. Alates matustel piltide ja ordenite tassimisest ja ma ei tea millega lõpetades. Mis see oli? Miks mind anti kohtu alla kohe Eesti Vabariigi alguses? Väga lihtsal põhjusel. Ei tekkinud Eesti Vabariigi. Nii. ENSV läks sujuvalt üle. Säilitades kõik oma funktsioonid, kõik oma struktuurid. No Eesti NSV Ülemnõukogu nimetas enda Eesti Vabariigi Ülemnõukogu. Läks sujuvalt. Oligi sujuvalt. Nii, Ülemnõukogu läks Riigikoguks, Eesti NSV läks Eesti Vabariigiks, kõik jäi püsima. Midagi ei ole tänase päevani muutunud. Mitte midagi. Kui me ütleme seda, et teate, et mõned riigid ütlevad, et kompartei oli kurjategelik organisatsioon, siis meil on kõige austusväärsemad kodanikud praegu endised KGB ja kompartei liikmed. Tiit ütles õieti. Me tähistasime siin, ütleme, Kortelaineni. KGB kindralleitnandi, ühesõnaga, pani kõrvad peale, nagu mina ütlen. Nii. Aga me kohe tähistame. Me ütleme, et vaat kui hea inimene ta oli. Niimoodi. Kõik, mis on, kõik KGB kõrgemad ohvitserid, kõik on meil au sees. Nii. Polkovnik Talur pani ka hiljuti kõrvad pea alla. Ta oli väga austusväärne Eesti Vabariigi kodanik. Oot. Mina ei saa üldse millestki enam aru. Ma ei saa aru, mis siin sünnib. Mida siin tahetakse? Rahva on nad suutnud varsti ära hävitada. Ega siin, kui niimoodi edasi läheb veel 20 aastat, siis on asjal kõik. Sa vihjad nüüd sujuvale värvimuutusele. Kõik. Ma ainult loodan ühte asja, et see Brüssel ei kesta nii kaua. Nii. Koroona teeb lõpu. Väga hea. Jumal saatiski koroona sellepärast maa peale. Nii. Vähemalt eurooplastele, valgele rassile, et tead selle hullusele lõpp peale teha. Nii, ütleme nüüd, et meie proloog võib-olla saateseeriale, mis videosse peaks minema, hakkab otsa saama, muidu me tapame kuulajad-vaatajad ära, ma kardan. Tiit, kas sa midagi niimoodi kokkuvõtteks? Mina arvan nii, et mida varem see hullus lõpeb koos selle niinimetatud Eesti Vabariigiga, seda parem on. Jah, vormi muutus kuluks ära. Et siis me saame võib-olla veel näha, kuidas need Brüsseli käsilased hakkavad jälle värvi muutma, nagu kommud muutsid omal ajal. Kõik läksid sinimustvalgeteks ja näeme ka järjekordset muutust. No võib-olla me näeme järjekordset muutust. Kokkuvõtteks ise ütleksin võib-olla nii palju, et isegi kui juhtub, et tänastes oludes pääseb nii-öelda Riigikogusse või saavutab valimistel väga hea tulemuse
teatud seltskond idealiste, siis bürokraatia diktatuuri mehhanism paneb nad paika, neelab alla. Ütleme, et Tiit Madisson tuleb heade ideedega, ta on Riigikogus, tal on oma fraktsioon ja ta ütleb, et nüüd tuleb teha nii. Ja bürokraatide armee vastab, ei, see seadus ei luba, teine määrus ei luba, ole vait, nii ei tee. Ja neid ei tohi sina muuta, neid saab muuta alles Riigikogu üle järgmine koosseis, enam-vähem siis, kui sa juba surnud oled. See on mu vandenõuteoreetiline hüpotees, aga härrased, paneme täna punkti. Ei, selle hüpoteesile on ainult üks väga hea ajalooline ühesõnaga põhjendus. Ei saa punkti panna. Siis tuleb pätsu teha. Noh, mis ei saa muuta. Kaitseliidu toome tänavatele, nii, ja 24 tunni jooksul on kõik muudetud. Võtame ikka siis Eesti suurmeestest eeskuju. Võtame eeskuju Pätsist ja Laidonärist. No, siis nii, nemad 34. tegivad ilusti asja ära, nii, oligi kõik, teeme nüüd ka. Mussolini ja maffia, eks ole. No muidu, lahendused millest asi. Aga aitäh tänaseks, härrased. Meie püha sõda ei ole veel lõppenud, kuigi aastad, tulevad, lähevad nii nagu nad on ja kui hästi läheb, siis kohtume veel.